seda sõnumit, et Jeesus on tulemas, seda olete tõenäoliselt kuulnud ja kuule selle sõnumiga on üks oht, nagu mitme teise sõnumiga me muutume immuunseks selle osas, et kui me kuuleme jälle kedagi rääkimas, et Jeesus on tulemas, ja hakkab jälle. Et on lõpuajad, hakkab jälle, mis lõpuajad, no seda on räägitud juba Pauluse aegadest, et on lõpuajad. Ja mõnes mõttes on see nagu hingevaenlase strateegia, kõik igasugused need valekuulutused ja asjad selleks, et nagu muutagi inimesed nagu immuunseks selles suhtes sellepärast, et Jeesuse tulemine saab olema niimoodi, et väga ei oodata seda, vaid ta nagu varasöösel tuleb, see on ootamatu, see on midagi, mis mõnda tabab nagu ehmatusena või šokina. Ja nii nagu 10 neitsi loost me teame, et nad kõik magasid huvitaval kombel, nad kõik magasid. Aga osad olid kuidagimoodi valmistunud, kuidagimoodi varustanud ennast ja osad olid need, keda liigitatakse tarkade hulka ja osad, keda liigitatakse rumalate hulka. Osad, kes olid nagu investeerinud sellesse peigmehega kohtumisse ja teised, kes kuidagi lootsid, vahet pole, et küll veab välja. Ja praegune aeg on nagu, ma ei oska öelda, on see seotud võib-olla ka see Ukraina sündmustega ja kõik, kui muutub nagu poliitilise maastikul globaalselt nagu mingisugused ärevused tekivad, siis jälle tulevad sõnumid, et nagu Jeesus on tulemas. Aga mina kuidagi viimasel ajal, mis ma olen kuulnud, on see, nagu ma olen ikka ütelnud aeg-ajalt, on teatud sõnumid, teatud teemad, mis kõnetavad mingit perioodi. Et ükskõik, mida sa kuulad, ükskõik, mida sa loed, see on see teema, mis on nagu et jälle sellest on see, et see on see teema, millega Jumal nagu kõnetab. Ja see Jeesuse tulemine lõpuajad on üks asi minu elus praegu. Üks Keenia päritolu prohvet, kelle nimi on David Ovor, käis Soomes mõnda aega tagasi ja TV7-ga teda salvestas. Vähemalt 2 sõnumit on TV7 kaudu, mis ta edastas Soome rahvale. Ja see sõnum oli see, ta oli juba mõnda aega tagasi, aastaid tagasi näinud mitmeid ilmutusi, aga üks ilmutus oli nagu abielu sõrmustest, mida ta nägi ja see leping nagu Kristuse ja koguduse vahel, nagu üles tõsta selle olulisust. Ja see sõnum, millega ta tuli Soome, ta ei ole mingisugune päris suvaline tegelane, kes nimetab ennast prohvetiks, vaid tal on päris võimas teenistus. Ta on käinud nii Haitil kui Taiwanil enne katastroofe kuulutamas seda, et sellised asjad on tulemas ja rahvas peab nagu meelt parandama. Väga mitmeid sellised suuri sündmusi, kus ta on nagu neid asju nagu ette kuulutanud. Ja Soome tuli sõnumiga taas meeleparandusest, et Soome rahvas peab meelt parandama, Jeesuse tulemine on lähedal, kogudus peab üle vaatama oma pääste. Kogudus peab üle vaatama oma pääste ehk nagu laskma inventuuri tegema enda sees selles osas, et mida me nimetame enda jaoks päästeks ja kuidas sellega lood on. Ja et pinnapealsus ja siuke tavalisus või nii-öelda siuke tirilimps poolteist, selline asi, et see peab lõppema koguduses, see ei kõlba Jumalale. Kogudus peab tagasi pöörduma õigsusesse, pühadusse. Ja meeleparandus on see, mis valmistab ette neid kristlaste neid pulmarüüsid, need kortsuta, plekita, need pruudi riided. Ja ta just tõi selle esile, et tegelikult me ka kogudusena me oleme siin viimasel ajal paar korda esile toonud selle, et tegelikult on ju tohutu põhjus olla metsikult põnevil selles osas, et peigmes on tulemas. Kui võtta nüüd meid kui kogudust kui pruuti ja me oleme nagu kõrvuni armunud ja ta on nagu ära mõnda aega, ta läks asemeid valmistama meile, eluasemeid on paneb seal viimased tapeedid ja kõik nikerdused seal, liistud, mis mulle enamasti jäävad remondist panemata, et liistud asjad, kõik on pannud, kõik on täiuslik ja siis ühel hetkel ta tuleb tagasi. Ja see on nagu ilmutuse raamatu lõpus on öeldud, et kogudus hüüab, et tule.
et noh, panna seda nagu maisesse konteksti just nimelt nagu pruudi ja peigmehe suhtes, see on loomulik, et kogudus on, või pruut on see, et tule juba, no kaua tühjasest liistust seal, et tule juba, tahaks juba, tule võta mind kaasa. Põnevus, kirg. Ma loeksin psalmi 132 meile. Ma ei loe tervelt, ma võtan siit mõned psalmid. Ja ma ei hakka täna väga taevasse minemisest rääkima, ma ei keskendu nagu ka Jeesuse tagasi tulemisele, vaid tegelikult sellele, kus me oleme täna ja mida Jumal on meilt täna ootamas. Ükskõik, kas Jeesus tuleb tagasi homme või tuleb ta 100 aasta pärast minu pärast. On midagi, mis on nagu meie osa, aga on selge ka see, et Jeesus ütles, et vaadake aegu ja on ka koguduse nagu selline roll või selline kuidas öelda, fookus on erinevatel aegadel nagu erinevate kohtade peal ja nagu oluline ära tabada mitte seda, mis on koguduse fookus 15. sajandil, vaid seda, mis on praegu, mis on koguduse roll, kuhu nagu Jumal tahab juhatada, mida nagu üles tõsta, mida nagu fookusesse tõsta. Et on, olgu meil kõrvu ja silmasid. Ja see 132. laul ütleme algusest, et issand meenuta kõiki vaevu, mis on Taavetil, kes vandus issandale, ta tõotas Jaakobi vägevale, ei ma lähe oma maja ulu alla ega heida oma magamisasemele, ma ei anna und oma silmadele ega suikumist oma laugudele, kuni ma leian paiga issandale eluaseme Jaakobi vägevale. Amen. Kas sa oled mingisuguse sarnase tõotuse teinud? Mitte, see ei pruugi üldse olla Jumala asjadega seotud, aga mingisuguse asja. Ma ei tee mitte midagi enne, kui see asi on nagu ilmsiks tulnud, ilmsiks saanud. Noh, lühemas perspektiivis muidugi me võtamegi mingisuguseid asju, kas või puude lappimine, et sa võtad, ma ei lähe enam magama ka, kui mul on puud lapitud. Või siis teine pidi on see, et ma ei tee seda või teist ka enne, kui mu tegelikult naabrinaine need ära lappinud pole. Aga Jumalaga seoses Taavet, kui sa vaatad seda, ma ei oska öelda, kui me mõtleme praktiliselt, kas Taavet tõesti praktiseeris seda, mis ta siin välja laulab? Kas ta tõesti elas siis põõse all? Kas ta kuidagi moodi oli kodutuna, elas nii kaua, kuni siis tempel sai ehitatud või? Aga see pole küsimus. See Taaveti süda, ma ei lähe oma maja ulu alla ega heida magamisasemele ja anna und oma silmadele ega suikumist oma laugadele, kuni ma leian paiga issandale, eluaseme Jaakobi vägevale. Ma kirjutasin mõni päev tagasi Kadrile kirja, küsisin, kuidas tal läheb ja on sul okei. Siis Kadri vastas, et kas Jumala lapsel saab kunagi nagu päris okei olla. Ja siis tegelikult nüüd võtta see kontekst, et just Kadri, mida tahtsin see, et kui need väljakutsed on need, mis on meist nagu väljaspool ja kõik need asjad meie ümber, et kogu aeg me näeme kuskil nagu puudujääki, kogu aeg kuskil süda nagu tõmbab ja saab haiget. Samas ma tean seda, et see käib kuidagi moodi Jumala hingamisega kooskõlas. Et vahest meil on kogeme seda hingamist vähem, vahest me tunneme, et seda hingamist nagu ei olegi, ongi ainult mingisugused valud ja tunned, et see teeb haiget ja see paneb nutma ja ma loodan, et ma jõuan alguse juurde tagasi nende paljude liinide, ma imetlen neid, Gunnar Kotiisen ütles Kennet Kaasiku kohta, et see on niimoodi, et sul jääb sõrmedest puudu nendel, et sa pead nagu piibli vahele need, et kui need kõrvalliinid on niimoodi, et kui sa paned kõik sõrmed nagu piibli vahele, et võtab uue teema, uue liini, aga ta jõuab alati alguse juurde tagasi. Minu erinevus see, et ma kaotan tavaliselt selle liini ära, kui ma kuskile kõrval hakkan minema. Aga näiteks see, et ma praegu seda rääkisin, mul oleks meelest ära, mida ma rääkima ei tea. Aga võib-olla see oli vajalik, et ma ei räägiks siis seda. Millest ma rääkisin? Kadrist rääkisin? Jaa. Okei, las see olla. Et Taavetil on tegelikult täpselt samamoodi siin see, et ta võiks ju öelda, et mul on väga okei, mul on super, tead, mul on lahe palee ja mul on palju naisi ja mul on seal ümmardajad ja sõjas läheb ka hästi ja täitsa mõnus on olla, jube lahe. Aga midagi ei lase tal olla selles okeis. Seepärast, et
kui sa vaatad ettepoole, siis ükskord, kui seaduse laegas juutide käest ära võeti, vaenlased viisid ära selle, siis Taavet ei saanud rahulikult oma kuninga asja, oma kuningriigi ehitamist lihtsalt edasi viia või kuidagi, et teeme oma asju, mis ma olen kogu aeg teinud. Vaid ta pidi midagi, ta pidi selle tagasi tooma, ta pidi selle Jumala ligiolu tagasi saama sinna kohta, kus see oli, kuhu see kuulus. Ja me teame seda, et kui see seaduse laegas siis tagasi jõudis, siis läks üks korralik pidu lahti. Seepärast, et vaata, kui sa oled kirglik millegi osas, siis sa oskad ka pidutseda. Kui sa oled kirglikult valudes millegi pärast, siis sa oskad ka rõõmutseda. Meie häda on see, kuskil ma nägin pilte eestlaste kohta, või oli see soomlaste kohta, või mingi Põhjamaa rahva kohta, et näoilmed, ma ei äkki mingi teine ka näinud, näoilmed, kriipsujukud nagu näod, et seal olid erinevad emotsioonid, et rõõmus, rõõmus, kuri, vaimustunud. Ja see oli teal, aga üks asi oli, ja võt see on kõige oluline asi selle pildi juures, läks mõelda, viimane pilt oli, kus siis tal olid natukene suunurgad ülespoole, aga mis asi see oli, et see on midagi täiesti metsikut ja meeletut oli seal, ja siis eestlane oli nii korrekt. Et see on see, et tantsib nii, et varbad tantsivad kingalina seal. Aga kui sa oled, see on see mõnes mõttes tegelikult siuke, okei, me oleme eestlased ja me ütleme seda, aga tegelikult mõnes mõttes siuke pinnapealse kristluse, pinnapealse elu siuke iseloomustamine on ka see, et me ei ole võimelised tõeliselt leinama. Me ei ole võimelised tõeliselt ahastama Jumala ees ja me ei ole võimelised tõeliselt rõõmustama. Seepärast, et me nagu ei, mis see, võid ju hüpata niisama, aga see kuidagi see sisemine kirega. Taavet tuli, ta see seaduse laegas toodi tagasi, ta tantsis nagu segane, naine vaatas ta peale, et see on täitsa lolliks läinud. Et palun ära, tee häbi endale. Et ole normaalne kuningas. Miks ei või normaalne kuningas olla? Ja seega väga normaalne ei ole see, et oma kuninga positsioonid ütleb, et ma ei tee mitte midagi isiklikku, mis puudutab minu heaolu enne, kui ma olen saanud Jumala jaoks ehitada eluaseme. Ja siis me mõtleme vanade aegade peale, kuidas ehitati need palvemajad, mis see nii Jumal on. Ei olnud eurorahasid, keegi ei kirjutanud projekte, vaid inimesed kui te arvate, et nad vähem tollel ajal tööd tegid ja neil hirmus palju rohkem vaba aega oli, kui meil täna, või raha, siis me saame aru, et see on nalja lugu. Nad oma selle raske töö kõrvalt, mida nad tegid, nad tulid kokku ja nad rassisid, nad tõid oma materjali ja panid oma rahad kokku ja kõik ehitasid need palvemajad üles. Seepärast, et see oli nii tähtis nende jaoks. Ma olin eile puu otsas, mitte kui pauk käis, aga ma lõikasin neid õunapuu vesivõsusid. Ja tasub minu puu otsa minna, kui Jehova tunnistajad tulevad hoovi peale. Ja siis nad ütlesid, ma ütlesin, et te pakute suure reede seda brošüüri. Aga me esmaspäeval on see. Ma ütlesin, miks siis esmaspäeval on? No juudi kalendril. Et see on meie jaoks nii tähtis. Ma ütlesin, et meie jaoks on ka väga tähtis, et Jumal õnnistugu teid, aga ma seda paberit siiski ei taha, et me ei tule niikuinii. Aga meie jaoks on see nii tähtis. Ja ma olen täiesti kindel, et ongi tähtis. Absoluutselt. Ja nad on kirglikud. Ja samamoodi Jumal igatseb, et tema asjad oleks meile tähtsad. Usud sa seda? Et Jumala jaoks on see kuidagi moodi läheb korda see, kas me kuidagi vahet pole. Või on see, et me ei saa magada nende asjade pärast, normaalsuse piirides, mis Jumala jaoks on olulised ja korda lähevad, nagu Taavet. Ja nüüd, kui me keerame siit 32. psalmis lehte, siis on 13. psalm ütleb, sest Issand on valinud Sioni ja himustanud teda enesele elupasemeks. See on mu hingamispaik igavesti, siia ma jään, sest ma olen himustanud seda. Selles psalmis on 2 poolt. Üks pool on Taaveti igatsus ja kirg ja nälg Jumala järele, et asjad oleks korras. Ütleme, võtame koguduse kontekstis, koguduses oleks asjad korras. Need asjad, mis peavad olema tehtud, need saaks tehtud, paika pandud. Ja siin on nüüd teine pool on Jumala
pool ja arva ära, kumb olulisem on. Mõlemad on olulised, aga kõik hakkab tegelikult sellest, mida Jumal on valinud. Ja Jumal ütleb, et mina olen valinud siiani oma elupaigast, et ma himustan seda, mulle meeldib see. Ja teate, kui nüüd nende kaks asja kokku saavad, siis sünnivad imed. Teate, kui saavad kokku see, et Jumal ütleb, et ma tahan õnnistada seda maad, ma tahan saata ärkamise ja siis ta saab kokku ühe kristlaste hulgaga või ühe kristlasega, kes ütleb, et ma olen nõus absoluutselt jäägitult ja ma olen nõus oma elu andma selle eest, et see saaks ellu, et saaks minu osas täidetud, et mina saaksin täitma kõik selle, mida sina selles pildis, selle ärkamise pildis oled ette näinud, mida mina tegema peaks. Ma olen valmis oma elu andma, tegelikult mitte loosungina, päriselt, ma olen valmis oma karjääri jätma, ma olen valmis oma, ma ei tea, regulaarse sissetuleku jätma, ükskõik mis. Ja siis hakkavad imed juhtuma. Ja küsimus, kui me räägime, et miks on vähe imesid, ei ole küsimus selles, et Jumal ei oleks ütelnud, et ma tahaks õnnistada seda maad. Jumal ei oleks ütelnud, et ma tahaks päästa Kärdlalt, ma tahaks päästa Hiiumaad või Eestimaad. Et probleem on see, et meil on nii raske läbi lõigata ennast sellest tavalisusest, kus mul on olemas palee, mul on olemas naised, võtame Taaveti kontekst, mul on olemas ümmardajad, mul on olemas tolle ajale võib-olla mõeldamatu, võib-olla kanalisatsioon, ma saan duši all käia. Ja sellest on nagu nii raske läbi lõigata, mõista seda, et minu roog on see, et ma teen oma isa tahet. Kui Hille tõi esile see, et Jeesus istus seal Iislis eelas, et küll tal võis olla raske, kui ta mõtles sellele, et ta läheb risti surma. Ma arvan, et tal ei olnud väga raske, seepärast, et ta tead loomulikult inimlikult, absoluutselt. Getsemane me teame seda ju, ta ju palmetas, aga samas ma usun, et seal kehtis täpselt samamoodi see, et minu roog on see, et ma teen isa tahet. Ja teate, kui ta siis Jeruusalemma peale vaatas, ta nuttis, ta ei nutnud sellepärast, et oi küll, mul läheb raske ole. Mis ta muga teevad? Küsimus ei olnud üldse selles, vaid ta nuttis seepärast, et ta oli hale Jeruusalemmast, inimestest, kes elasid pimeduses ja patus. Ja siin on öeldud, et Jumal valib Sioni. See Sion on, me teeme, et on Jeruusalemm täna. See Sioni mägi ja kõik. Ta oli kunagi jebuuslaste kindlus, ütleme, Jumala rahva vastaste kindlus. Ja kunagi varem teises Saamuli raamatus vist kirjutatakse sellest, kui ma ei eksi, sellest, kuidas Taavet võitis selle Sioni. Ja kuidas, kui ta läks seda vallutama, siis sealsed ütlesid, et nagu naersid, nagu Jeerikuga, natuke sarnane lugu. Nad ütlesid, kuule, et jalutud ja pimedad löövad ka Taavet sind siit minema. Et unusta ära, sa ei saa jagu sellest. Ja see oli üks vaenlase kants kindlus. Ja tähendusrikkaks Jumala riigis muutus ta sellest hetkest, kui Jumal oli ütelnud, et mina valin selle paiga oma elupaigaks. Mina otsustan midagi siin teha. Ja ülejäänu oli juba kõik inimese poolne vastus tegelikult sellele. Taaveti poolne vastus sellele. Jumal oli pannud oma sõrme sinna peale ja paneb südamesse, mine võta see linn. Aga nad ütlevad, et see on võitmatu. Aga mine võta. Mine võta. Ja Taavet läks ja võitis. Ja Jumal välis selle paiga. See on püha linn. See on Jumala valitud linn Jeruusalemm. Taavetil on igatsus, Jumal otsustas. Jumal otsustab, las see panna meid igatsema, põlema Jumala otsuste järgi, et need asjad võiksid ellu saada. Kui me mõtleme selle linna peale, Jumal valib, Taavet vallutab, Saalomon ehitab templi ja Jumal elab seal. Jumal valib, Taavet vallutab, Saalomon ehitab templi ja Jumal elab seal. Sina ja mina, Jumal valib, Jumal otse kui ka vallutab, ta võidab meid saatanalt oma armastusega iseenesele. Ta ehitab ülesse ja ta tahab elada meis. Me oleme Jumala templid. Mõnest nii selline võimas paralleel. Ja nüüd see küsimus taandubki, kui me Taavet oli mures, et kuidas tempel ehitada, siis see küsimus nagu sujuvalt jõuabki nagu meile lähemale.
Ja see küsimus on see, et kas me oleme muretsemas, võib-olla mure on vale sõna, aga kas me oleme nagu vaimus avatud Jumala mõtetele või Jumala plaanidele selles osas, mida ta tahab teha koguduses. Mis on tema nagu selline, kui me saaksime rääkida Jumala aastaplaanidest, siis tema nagu aastaplaanis, et kas see on meie jaoks oluline. Kas see paneb meid põlema, kas see tekitab meile vahest magamata öid. Efesuse kirjas 4. peatükis, millest rääkis Piiter eelmisel nädalal ja mida me palve osaduses veel nagu üle vaatasime, seal on juttu nendest 5 ametist. Apostel, prohvet, evangelist, õpetaja, karjane. 5 ametit, mida ta ütleb, et need on koguduse normaalseks eluks ja terve olemiseks vajalikud ametid, Jumala poolt määratud, Jumala poolt esile kutsutud. Kui sa vaatad täna kogudust, ükskõik, kas üksikuid kogudusi või laiemas plaanis, kuidas me näeme neid prohveteid, apostleid, evangeliste, õpetajaid, karjaseid. Jah, karjased on igal kogudusel. Õpetaja on ka selline amet, mis on võib-olla Eestimaa peal, kui me võtame laialt selline olemas. Leiab ehk mõne evangelisti ka. Edasi läheb keeruliseks, kui rääkida prohvetitest ja apostlitest. Ja nüüd, see ei ole mitte selleks, ma ütlen, kui kehvasti koguduses lood on. See küsimus on see, mida sa teed selles olukorras, kui sa näed, et koguduses on puudu andidest ja koguduses on puudu ametitest, mis on vajalikud selleks, et Jumala kogudus saaks elada, kasvada ja areneda. Vahet pole, kuule, nendel on veel hullem. Me oleme ikka väga kõvad poisid nendega võrreldes. Paneb see sind põlvedele, paneb see sind aastuses Jumala ees nutma, Jumal, läkita töötegijaid, tõsta üles, las need, kes me oleme, meil võiks leida sealt aianurgast need annid, need talendid üles. Las tulla üks üleloomulik julgus, las tulla üks vabadus kogudusse, et need annid saaks esile tulla, et ei oleks sükest ängi ja hirmu, et ei tea, äkki teen valesti. Las see Timo prääksub seal ees. Aga vaeseks jääme nii. Ja see küsimus on, et kas see tähendab meie jaoks midagi? Kas see tähendab sinu jaoks midagi, kui koguduses ei ole prohvetlikku häält? Kas see paneb sind nutma? Kas see paneb sind hüüdma Jumala poole? Kas see paneb sind paastuma? Või on ainukesed asjad, mis sind Jumala eest põlvedele panevad, see, kui sul laps haigeks jääb, see, kui sul raha otsas on, see, kui sul on mingisugused suhtejamad, see, kui sul on füüsiline vajadus, haigus, on need ainukesed asjad. Ja Jumala kogudus, mina kaasa arvatud, peame üsna sageli ütlema seda, jah, Jumal, nii see on. Me hakkame palvetama, me hakkame otsima sind siis, kui see väga isiklikult mind puudutab. Aga Jumal ütleb, et aga minu riik, aga minu kogudus. Jeremia 7. peatükki. Moonika mõnda aega tagasi tõstis üles Jeremia 5-7. Puudutasid teda ja kuidagi just praeguse aja kontekstis ja need on väga tõsised kirjakohad. Jeremia, võtame 7. Jeremia 5-7. Ma olen nüüd sellel nädalal ka neid kirjakohti niimoodi istunud nendes. Väga palju väga ilusat, midagi ei ole. Jeremia 7. peatükis on juttu väärast Jumala teenistusest. Mitte keegi ei taha kuulata jutlust väärast Jumala teenistusest. Et kui ütleme Aedale, nagu ma ütlesin, et tule rõõmusta meid, et siis me tahaksime ju tublid ja pidage vastu ja kõik läheb hästi. Aga kui siis tuleb sõnum Jumala prohvetlikus vaimus ja täpselt nii, nagu Jumal kõnetas, see ei ole, ma saan aru, et on teatud tegelasi, kes tunnevad, et kõige püham asi ongi nagu selline siuke jutlus, kui sa tunned ennast pärast ikka nagu.
aga vahest me on nagu teine äärmus see, et me ütleme, et kõik see, mis meil nagu enesetunde halvaks teeb, see on nagu saatanast. Ei ole nii ka. Seepärast, kui me mõtleme nende kirjade peale, mida Ilmutuse raamatus võime lugeda, seal on nii head kui halba. Aga küllaltki teravad asjad ikka, kui tuleb sõnum kogudusele, ütleb, et kui sa ei tee seda ja seda, tead, ma lükkan küünla jala asemelt ära, mis see tähendab, te lõpeb ära, tee asi. Ma olen pannud ühe võimsa alguse, ma olen oma sõrme pannud, ma olen selle siiani välja valinud ja teie lihtsalt mängite oma ringmänge, kui te peate sõda pidama, siis see asi lõpeb ära. Täda Ameerikas asutatakse aastas 4000 kogudust, ma ei ole seda kontrolli nagu selline statistika ja 7000 pannakse kinni. 4000 asutatakse, 7000 pannakse kinni. Seal on mingi põhjus, demograafiline põhjus, mingisugune inimesed liiguvad, on loomulikult see. Aga enamustel on mingi põhjus, mis ei peaks olema nii. Ja see ei erine mitte kuidagi, et see toimub ainult Ameerikas, lähevad kogudused kinni. See on täpselt samamoodi Hiiumaal, kui me kaotame prohvetliku hääle, kui me kaotame südame, mis kuulutab evangeeliumi, kui meie jaoks on olulisem meie enda särk kui Jumala kogudus, need kogudused lähevad kinni. Asjad lõpevad otsa. Jeremia 7.3 ütleb, nõnda ütleb vägede issand, Iisraeli Jumal, parandage oma eluviise ja tegusid, siis ma jätan teid elama siia paika. Ärge lootke valesõnade peale, kui öeldakse, see on issanda tempel, see on issanda tempel, see on issanda tempel. Ärge lootke religioosse loosungite peale. Ärge lohutage ennast nendega, mõnes mõttes see sõna. Aga kui te tõesti parandate oma eluviise ja tegusid, kui te tõesti teete õigust nii hästi ühele kui teisele, ega te liiga võõrale, vaenslapsele, lesknaisele, ega vala süütut verd siin paigas, ega järgne teistele jumalatele, teile enestele õnnetuseks, siis ma jätan teid elama siia paika, maale, mille ma andsin teie vanemaile muistest ajast igavesti. Sest see on sõnum Soomele, see on sõnum Eestimaale. Absoluutselt. Ma olen veendunud, et Eestimaa jaoks on lootus ainult see rahva meeleparandus. Ja mina olen mõtelnud selles osas, et nagu mõtleme, et oi kui jube nüüd, kui ma ei tea, venelane või kes iganes tuleb, et see on loomulikult, see on, me on loodud elama oma rahvana. Aga ma olen mõtelnud selles perspektiivis näiteks, et mitte seda, et ma hirmsasti ootaks venelasi siia, aga kui meil on valida selle vahel, et kas me oleme õitsev Euroopa Liidu 5 rikkama riigi hulgas maa, kes on üdini paganlik, ateistlik, ülbe, tegemas kõike seda, mida siin öeldakse, et lõpetage see. Või siis olla ikke all, mis paneb rahvast Jumalat otsima, mis paneb kogudust Jumalat otsima, mis toob esile ühe vaimuliku ärkamise nii, et see ei jää mitte ainult siia, vaid see levib Venemaale, kes on meie okupandid näiteks. Siis kumba me kogudusena valime? Kumba me tahaksime? Me mõistame, et me ütleme, et me ei tahaks sellist valikut. Aga kui me ütleme, kui on selline valik. Jumal näeb asju kuidagi teise pilguga kui meie. Ma loen 9. ja 10. salmi. Kas te tahate varastada, tappa, abielu rikkuda, valet vanduda, suitsutada Baalile ning käia teiste jumalate järel, keda te ei tunne? Ja siis tulla ning seista minu ees selles kojas, millel on pandud minu nimi ja öelda, me oleme päästetud selleks, et edasi kõiki neid jäledusi teha. Siin ei ole juttu sellest, et kui me valesti teeme asju, kui me eksime, kui me satume, ma ei tea, himudesse, langeme selles ja et siis me ei võiks tulla kogudusse, siis me ei võiks ülistuses käsi tõsta või ma ei tea, et siis me peame olema nagu sellised kookonis, kui me üldse koosolekule tuleme, siis kookonis vihase näoga niimoodi istunud. Seepärast, et ma olen eksinud või ma olen asju valesti teinud. Küsimus ei ole selles. Loomulikult, kui me oleme valesti teinud, siis on see esimene asi, me lähme Jeesuse ette ja me palume need andeks, aga siin on juttu eluviisist.
Eluviisist, kus Jumala kogudus tuleb kokku, nende elus on varastamist, tapmist, abielurikkumist, valevandumist, ebajumala teenimist, teiste jumalate järgi jooksmist. Ja siis tulla seista Jumala kotta ja ütelda, me oleme päästetud ju. Ja selleks, et südame rahuga minna ja jätkata oma eluviisi. Jumala sõnum oma kogudusele, oma rahvale on see, et parandage meelt, pöörduge. Ja see parandamine meelt ei ole see, nüüd ma hakkan mõtlema. Millest ma nüüd peaksin meelt parandama, sa tead seda. Jumala vaim on väga selgelt seda teada. Ja sa pead vaimulikus mõtles vägivaldselt maha suruma selle hääle enda sees. Et ei tea, kas nüüd. Selleks, et ta vait oleks. See püha võimu hääl. Ja see võib tunduda äärmuslik või selles mõttes, miks ei saa rahulikult, miks ei saa normaalset jutlust kogudus, miks ei tuleme ja joome kohvi ja räägime, laulame ja räägime, oi, nüüd on nii hea olla ja joome jälle kohvi ja et mitte seda, et pärast ei võiks kohvi juua, aga teate, saatan on tegemas midagi äärmuslikku praegu maailmas. Ta on seda tegelikult kogu aeg teinud, aga mida lõpupoole, kui kuri läheb kurjemaks, ta läheb järjest äärmuslikumaks, ta läheb järjest jultunumaks, ta läheb järjest ka tõenäoliselt valgemaks, selles mõttes nagu valge sarnasemaks oma pimeduses. Ja selleks, et olla Jumalas, olla tema armus, olla tema õiguses ja olla tema tões, seal ei ole teist võimalik, kui ellu jäävad äärmuslikud kogudused. Selles mõttes äärmuslikud, et kes nende valikute kohtade peal, kus mul on valida nagu see mugav tee, ja et küll, eks see tee, kus ma otsin nagu seda piiri, kui kaugele ma saan minna, et olla veel kristlane, see on hästi tüüpiline, noored küsivad, et kas ma seda võin teha, kas ma sinna võin minna, aga olen ma siis veel kristlane, kui ma seda teen või? Vaid kus Jumal on saanud kätte meie südamed niimoodi, et me pigem peame küsima see, et kus on see piir, et kus ma nagu äkki kaotan liiga palju reaalsusega nagu kontakti selle maailma reaalsusega, et ma olen nagu nii, ma igatsen Jumalat, sest see on äärmuslik, kui Taavet ütleb, et vaata, mina ei maga enne, ma ei lähe, ma ei tee oma kodu juures mitte midagi enne, kui Jumala tempel on üles ehitatud, see ei ole normaalne. Ela oma normaalset elu ja teeme vaikselt templit. Aga reeglina niimoodi tõenäoliselt asjad ei sünnigi, kui see, et elame oma normaalset elu edasi. Nii et üleskutse täna ebanormaalsusele. Aga see on selles mõttes on tõsine asi. Ja ma ise tahan väga hüüda Jumala poole nii enda osas kui koguduse osas kui meie maa osas. Et me vajame ühte Jumala üleloomulikust sekkumist. Mina vajan oma elus Jumala üleloomulikku sekkumist. Selleks, et murda teatud asju. Ja selleks, et see Jumala vabadus saaks minu elus esile olla, see on täpselt samamoodi sinu elus. Ja kui sul on võimalus järgmisel nädalal võtta aega erilisel moel palveks ja paastuks, siis ma usun, et selline ühine aja võtmine on oluline. Ja kui on võimalik hommikuti kell 7 tulla palvemajja, et alustada päevi koos palves ja Jumala sõna lugedes, siis oled selles osas ka teretulnud. Et ma püüan vähemalt kohal olla palvemajas hommikuti kell 7. Aga loomulikult need on sellised, nagu meie elu on nagu maratonijooks, aga need on nagu sellised sprindid, need mingisugused ajavõtmised ja see, et see peab meie eluks saama. Aga olgu see üks samm selle juures. Nii et Jeesus on tulemas, me ei tea millal, aga ta on tulemas. Meie oleme tema pruudid. Ärme unusta seda mitte kunagi. Ta armastab meid metsikult ja ta on armukade. Ta on armukade. Me oleme teinud lepingu temaga. Ja Jumalal on asjad südames, meie maa suhtes, koguduse suhtes. Ja ta otsib neid Taaveti südamega inimesi, kellega see tema otsus saaks kokku mõne sükse, hullumeelsega, kes on valmis nagu
tegelikult otseselt hinda maksma selle asja eest. Ma ei tea, kas see kuidagi moodi, see, mis Jumal on täna esile toonud, tähendab see sinu jaoks midagi. Ja ma usun, et see on midagi olulist. Tõuseme. Isa, siin me oleme sinu kogudusena puudulikud, laisad sageli ennast täis, rohkem võib-olla lõbu ja meelelahutuse janu kui nälga sinu järele. Aga Jumal, sa oled kutsunud meid. Sa oled oma sõrme meie elu peale pannud ja see, mida sina oled alustanud, sa viid selle lõpule. Sellepärast tänu sulle, et me võime selles paigas nagu hingata ühe tänutundega. Tänu sulle, Jeesus, sinu lunastuse eest. Tänu sulle selle eest, et sa oled tegemas tööd minu juures ja sa oled mind edasi viimas. Aita, et ma oma valikutega ei paneks kuidagi stoppi. Ja kui ma olen oma valikute kuidagi ennast ring teele pannud, siis aita sellest välja murda. Jeesuse nimel me palume seda praegu. Kui keegi tunneb ennast surnud ringis, siis Jeesuse nimel me palume praegu sinu üle loomulikku sekkumist. Ja järgmine hetk, kui need valikud elus on, järgmine hetk, kus tunned, et kas olla seal surnud ringis või on mul võimalus sult välja pääseda. Tänu sulle, et meil on silmad nägema neid väljapääsu ja tarkus valida neid otsuseid, mis viivad sellest surnud ringist välja. Hingamisse, rõõmu. Aga samas, issand, ärgu meie südame küljest kuidagi kaugeks jäägu see, mis on sinu jaoks oluline. Vastupidi, me praegu palume. Me tõenäoliselt ei tea lõpuni, mida see tähendab meie jaoks. Aga ma tahaks paluda seda, et ükskõik mis hind sellel on. Ükskõik mis hind sellel on. Ma tahan käia selles, mille sina oled valmis pannud minu jaoks. Et sinu au saaks ilmsiks sellel maal. Ja ma usun, et selles sõnumi juurde sa ütled, ära karda. Sest mina olen sinuga. Ja sinu rõõm ja sinu roog on see, et sa teed seda, mis on isa tahtmine. Tänan sulle. Ma tahan õnnistada igat üksikut, kes me siin oleme. Igat üksikut. Kui me siit välja läheme, tänu sulle, et see arusaamine sinu pruudist olemiseks on, ma ei tea, mitmekümne kordistunud. Las sa täita meid elevusega ja samas nagu vastutustundega. Tänu sulle, et siin on apostleid, prohmeteid, evangeliste, karjaseid, õpetajaid. Tänu sulle, et siin on julgustajaid. Need, kes liiguvad imetegudes ja tunnustähtedes. Tänu sulle, et siin on keelte rääkijaid ja keelte tõlgitsejaid. Siin on tunnetuse sõnaga inimesi. Siis me palume sinu vabastumist nende asjade peale praegu. Et sinu kogudus võiks olla rikas. Kõikide nende andide läbi, mida sina oled andnud. Jeesuse nimel. Au ja kiitus on sulle.